No nii, teeme siis ka ühe väikse videotuuri Sõle 45x22 seestpoolt. Vaatame, milline ta välja näeb siis päris elus. Tuleme sisse, siin on koridor. Koridorist kohe paremat kätte jääb meil köök, mis on siis renoveerimist vajav. Kööki tuleb sisse meil gaas ja siuked on, vaatame natukene parema vaate ka. Köögist avaneb siis vaade sisehoovi, mis peaks minema iga hetk siis roheliseks. Köögiseinad saab kõik muuta. Ja köögi kõrval on meil siis vannituba, mis on siukses seisus, nagu ta siin on. Ütleme niimoodi ikkagi remonti vajav, eks. Vannituba kõrval on WC. Ja vannituba WC-d saab siis nagu ühendada mõlemalt poolt, et üks idee oleks teha nagu siia, oleks teha nagu garderoob ja siis vannituba WC kokku viia. Koridoris siis otse avaneb meil käik elutoale, mis näeb välja selline. Elutoast saab ka minna otse rõdule. Ja vaatame, kuidas meil siin on siis rõdul on klaasitud, et neid klaase saab nagu kuidagi nihutada. Sõle tänav on siis sealpool. Siin on siis sisehoov. Parkimiskohtadega maja ees probleeme pole olnud. Piilume ka magamistuppa. Tapeeditud. Ja avaneb vaade siis sisehoovile. Siin on ka sisse ehitatud kapp. Põrandad siin kriuksuvad millegi pärast siin kohas eriti, aga seda annab siis nagu vahuga ära lahendada, et see ei tohiks nagu kõige suurem probleem maailmas olla. Majal on vahetatud siis püstakud ning uus elektrisüsteem. Ning selline ta siis meil hetkel ongi, vaatame ka koridori, kuidas meil koridoris lood on. Koridor on, et siin on kaugloetavad elektriarvestid ja koridor on üldiselt ikka renoveeritud, ainuke asi, mis on tegemata on siia millegi pärast jäetud plaadid panemata. Me vaatame ka, kuidas see maja siis väljaspoolt välja näeb. Et jah, asub 3. korrusel ja läbi maja planeeringuga, nagu te video pealt nägite. Uued postkastid, fonolukk ja maja siis väljaspoolt on meil selline. Ja Sõlev täna jääb siis sinna poole. Kui on huvi, helistage, tulge vaatama, saame kokku, äkki jõuame kaugele.